Kindlasti räägime me Bab el-Mandebis, piirkonnas, kus iraanlased võiksid kasutada Jeemeni hutisid rahvusvahelise meretranspordi blokeerimiseks. Nad on juba ähvardanud seda teha, kui nende sadamad Hormuzi väina lähedal blokeeritakse. Varem oleme näinud, kuidas hutid on sellesse konflikti otseselt sekkunud ja Brian, me oleme sellest juba varem rääkinud. On muret tekitav, et Iraan kasutab hutte laevade ründamiseks Punases meres rakettide või droonidega. Olgu alustame operatsiooniga Eepiline raev. Vähem kui 3 tunni pärast alustavad EOA väed mereblokaadi Hormuzi väinas pärast seda, kui nädalavahetusel Iraaniga peetud rahuläbirääkimised ebaõnnestusid. Tom Lindson on Pakistanis, kus läbirääkimised toimusid. Ta liitub meiega. Tere, Lukas. Aitäh, Lukas. Tere hommikust, Insli, tere hommikust kõik. Nädalavahetusel Islamabadis toimunud läbirääkimised olid kõrgeima taseme kohtumine Zeva ja Iraani vahel viimase 50 aasta jooksul. Ja asepresident JD pakkus iraanlastele seda, mida tema ametnikud nimetavad lõplikuks pakkumiseks, koos mõningate punaste joontidega. Ettepanek viidi Teherani. Võib-olla suurendab president Trump survet, öeldes, et blokeerib Iraani sadamad Hormuzi väinas, kui kokkulepet ei saavutata. Eile intervjueeris Maria Bartiromo presidenti. Ma ütleksin, et ettepanek püsib hästi. Nende relvajõud hävitati. Nende kogu merevägi on täielikult vee all. Kas sa teadsid seda? 158 laeva on kadunud. Merevägi on kadunud. Nagu sa tead, homme kell 10 toimub blokaad. See saab olema homme kell 10. Teised riigid töötavad selle nimel, et Iraan ei saaks naftat müüa ja see saab olema tõhus. Ei, olgu. Kuulge, kell 10 hommikul idas, umbes 3 tundi blokeeringuni eks. Keskväe juhatus väidab, et blokeering on erapooletu kõigi rahvuste laevade suhtes, mis sisenevad või lahkuvad Iraani sadamatest ja rannikualadelt Araabia lahe ja Omaani lahe sadamates. CENTCOMi väed kindlasti ei takista laevaliiklust Hormuzi väinas. See on otsene sõnum laheriikidele. Iraani islami revolutsiooniline kaardivägi vastas teravalt. Vaatamata vaenlaste väidetele on väin meie kontrolli all avatud tsiviillaevadele vastavalt konkreetsetele eeskirjadele. Kuigi püütakse sõda vältida, jätkuvad läbirääkimised, mille kuupäev ja koht pole veel kindlaks määratud, sõbrad. Nädalavahetusel ületasid Evassi 2 hävitajat Hormuzi väina pärast seda, kui Vents lõpetas 21 tundi kestnud kohtumised iraanlastega. Allikad ütlesid Foxile, et lõplik pakkumine sisaldab 6 punast joont, millest üks on see, et Iraan peab lõpetama uraani rikastamise. Paljud Pärsia lahe riigid kasutavad nafta transportimiseks maismaiseid oleodukte, näiteks Saudi Araabias ja Araabia Ühendemiraatides, kus ma eelmisel kuul käisin. Oleoduktid ei tööta maksimaalsel võimsusel. Nad tahavad, et see lõpeks. Vaatame poliitilist reaalsust. Bensiini hind Ameerika Ühendriikides on juba üle 40% kõrgem kui enne sõda. Mõlemad pooled, Ameerika Ühendriigid ja Iraan, otsivad väljapääsu sellest sõjast ning läbirääkimised jätkuvad tulevikus. Laheäärsed riigid, nagu Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid, kasutavad maismaiseid oleodukte. Need ei tööta maksimaalse võimsusega. Nad tahavad selle lõpetada, kuid tuleb arvestada kohaliku poliitilise reaalsusega. Bensiini hind Ameerika Ühendriikides on üle 40% kõrgem kui sõja alguses. Ameerika Ühendriigid ja Iraan otsivad sellele konfliktile lahendust ning läbirääkimised jätkuvad ka edaspidi. Olgu, aitäh sulle väga. Nüüd oleme sellest vaid mõne tunni kaugusel. Donald Trump ütles, et blokaad algab kell 10 hommikul. Iraani aja järgi on kell 17.30. See tähendab Iraani sadamate ja rannikualade blokeerimist. Iraan vastas ähvardustega Pärsia lahe ja Omaani lahe sadamatele ja nad ütlevad seda televisioonis. Iraani riigitelevisioon väidab, et ükski piirkonna sadam ei ole turvaline. Kui nad kavatsevad seda teha ja kontrollida väina sellisel viisil, siis kannatavad kõik. Kui sellest saab ülemaailmne turg, siis peavad kõik üle maailma kannatama. Loodan, et Hiina ja Venemaa selle tulemusena ja võib-olla isegi Jaapan, sest nad peaksid olema meie liitlased, aga muide, nad ka ei aita, helistavad iraanlastele ja ütlevad, avage kõigile. Aga nagu Brian ütles, nad panid kõik need miinid ja kuna nad on kõiges nii ebakompetentsed, siis nad isegi ei tea, kus need miinid on. See annab presidendile võimaluse anda meie relvajõududele, meie sõduritele ja sõduritele puhkust, et nad saaksid lahinguväljale naasta. Kas me suudame kogu väina läbi kammida? Brian?
Muidugi, britid saadavad nüüd suurepäraseid miinijahtijaid, kuid kuna need on kaitsetud ja lameda põhjaga, peame tagama nende täieliku kaitse. Meil on olemas parim mõlemast maailmast. Me saadame relvastatud laevad väina. Mulle meeldib see sõnum. Me peame nendega läbirääkimisi relvarahu ajal. Siis saadame 2 hävitajat miine korjama ja nemad ütlevad, et ei tohiks siit läbi minna, aga me läheme ikkagi. Ja kujuta ette, nad ei sattunud ühelegi miinile. See annab rohelise tule pargastele ja supertankeritele öelda, tead, võib-olla me teeme seda, aga praegu ei lähe keegi läbi. Ma mõtlen, see on lõplik trump, see muutis mängu täielikult. Meie otsustame, kes sisse saab ja paneme nad väljapressimisraha maksma. Oota, keegi ei tule ega lähe. Ja kes maksab selle eest esimesena? Ta ütleb, kui teil on võimalik ja teil on naftat, Siis saatke see Texasesse. Tule siia või pikali heita, tahad natuke? Võtta, meil on ka maagaasi, äkki tahad sinna minna? Ja Hiina? Tahan näha, kuidas esimene Hiina laev saabub tühjalt, et naftat otsida. Õige? Ja sulle öeldakse, et sa ei tohi sisse minna. Siis Hiina survestab Iraani öeldes, muutke asju. Ja ei. Kas see juhtub? Ma arvan, et järgmisel kuul kohtub meie president Xiga. Seega, kui see pole selleks ajaks lahendatud, ootab meid ees huvitav vestlus silmast silma. Väin peab olema avatud. Laevadelt ei tohi tasu nõuda. See on võimatu. Meil on vaja rikastatud uraani. Peame takistama neil mandrite vaheliste ballistiliste rakettide loomist. Oleme suure osa nende mereväest hävitanud. Paljud laevad on uppunud Hormuzi väinas. Siin saavutati edu ja lõppeesmärk oli takistada neil tuumarelvade omamist. Õige. Ma tean, et see on raske, aga kui kuulata peaaegu 90% kommentaaridest, siis tundub, nagu me kaotaksime. Tolo. Me hävitasime täielikult riigi, mis ei suuda omavahel suhelda. 10 päevaga on 2 nädala pikkune relvarahu. Me analüüsisime, mis alles jäi, aga neil on 32 eraldi juhtimisstruktuuri. Nad ei suutnud isegi nende 32 ka suhelda. Nad jätkavad rakettide tulistamist, kuni näevad, et täiendust ei tule. Enne sõda polnud neil vett. Neil on väärtusetu valuuta. See oli enne sõja algust. Mis sa arvad? Mida nad nüüd teevad? Mõtle hästi järele. Suur osa nende juhtidest on juba surnud.